tere, mina olen Anders ja 22 august saab minust Ironman. Mõte on olnud paar aastat juba mul peas ja nüüd tundub selline hea aeg, õige aeg see ära teha. Ja et see sulle kui ka mulle põnevamaks teha, lisasin endale ajalimiidi, milleks on 10 tundi. Nüüd siin vlogis proovin kõik 3 ala ära, ujumise teen koos treeneriga, ratta ja jooksu oma pead ja saame teada, kui palju siis veel vaeva pean nägema, et see ära teha. Käetab küll. Nüüd tead, saan liiga palju powerit. Hakkan lendama selle ees. Kots läheb tagurpidi ja midagi surub peale, siis läheb. Kõik tuleb välja. Esimene ujumistrenn treeneriga paar korda olen juba käinud. Midagi oodata ei oska tegelikult, aga vaatame, mis treener ütleb. Loodame, et tuleb positiivne tagasiside. Sinu kott üldse tegelikult. Pühajärve spa. Siin me oleme Otepääl. Hea mõnus, vaikne koht. Käsi juba väriseb, äkki ma olen liiga halb. Keeles ka. On mul tehti veel. Üle 3 hingatega sul õhupuudust juba ei tekina. Pigem võiks tõmbed olla jõulised ja hingata üle 2, et sa hingad mugavama külje peale. Alustame kuskilt algusest, võtta see laud. Hingad tegelikult eest, aga proovi suke kõrvadeni sisse tulla, paned tihedad jalad üle, võtad õhku, nagu läheb vette õhu 25 meetrit niimoodi. Teed tõmbe ja kerge vaade ettepoole. Reaalselt vajub vastu ära. Jalalöök on väga hea, aga käetõmme tuleb väga kaugele. Või käetõmbega tulla siia õlani ja ta läheb siit juba ette kõik, mis siit peale õlga tuleb, on juba takistav. Süüme nüüd õlani ja tagasi. Ja proovi nüüd veel rohkem saada ennast libisema. Mõtle, et sa siit teed tõmbe ära ja libistad natukene aega, enne kui sa uue tõmbega alustad. Proovi nagu libisemisega minna veel pikemaks. No, kuidas kommentaarid on? Väga raske. Aga mul ei juua. Eks. Väga kurb. Võtame nüüd teist ära. Ai, te olid nii head asjad. Sa tundud väsinud. Treener ei tohi teada. Nüüd kui sa tõmbad siit ära, siis sügavale mine, siis see välja ei käe. Kõik ma läbi mina hindan. Ilge mingi libisemine. Ise nagu teed, siis on nagu paned käe ette, mõtled, et libised, aga vajud ära kohe. Ja, aga praegu kui selle 2 tõmbega siis ikkagi tekkis seda libisemist. Ma tundsin, et ma nagu sain nagu mingi selle. Okei, ma ujusin selle, kui ma ühe ringi pidin ujuma. Mul oli kops jumala koos. Ma panin jalgadega nagu räigelt. Noh, kommentaare. Ei, praegu ma ei jaksa veel kommentaare anda. Ma lähen nüüd, proovin talletada seda infot, mis ma sain. Libisemine, parem käsi on kehva. Ma olen vasakus käest tugev. Okei. Aga naisharjutused ja asjad ja nende lestadega eriti nagu mingi siuke tunne oli nagu kuradi allvel ajal nagu nii kiire. Veits ehmatas ära, et nii ära väsitas nagu mingid kõik need harjutused võib-olla ma ise olin veits süüdi, et ma nagu rapsisin nii üle. Ma ühe ringi tegin 50 meetrit, kui ma seda ühte harjutust tegin. Ma veits punnisin üle ja siis mul oli nagu kops nii koos. Kole, aga kobi otsa nüüd, ma ei viitsi rohkem jäppida. Fly with caution. Tule teed tuupi mulle või?
Käärikule minek. Banaan. Spordijook. Käik sisse minek. Natuke enne käärikut. Lähen jooksen soojaks juba ja siis Kääriku staadionil vaatame edasi. Ilm on hea. Soe. Yes sir. Ma ei oota, ma ei saa kinni panna välja. Näitan, millised õiged kindad olema peavad. Aga need on väga head. Siuke tuulutusaugud. Okei. Kuidas enesetunne on? Jah. Väga hea. Vaatasid staadionit juba või? Ma ei jõudnud veel. Vaata, rada on sisse kühveldatud. Aga no, ma lähen, jooksen 1-2 ringi rahulikult ja siis ma teen mingi zoon 3. Proovin ära selle siseraja siin lume sees. See näeb suht bänger välja tegelikult. Pool Kääriku staadionist saab veel suusatada, kes tahab. Ja pool saab juba joosta ja jalgata ja kergejoostikku teha, nii et väga mitmekesine. See on veits nagu sketši, see lumekoht siin. Ma arvan, et kui ma neid 200-seid lühemaid lõike teen pärast, siis võib-olla nagu alustan sealt ja lõpetan nagu seal. Ja kas päike võtab kõva? Saaks kerge. Tooni peale. Siin kindlasti võtab. Tai, 2,5 ringi ja let's go. Nüüd järsku vajun läbi, mis ma läksin jooksu ajal paksemaks või? Nagu täitsa okei oli isegi. Mingi 4.02 vist jooksin praegu kilta. Suht mõnusa tempoga, aga ma teen nüüd 200-seid. Nagu ma ütlesin seal taga, kus kuivam oli. Leidsin kodust mingid siuksed asjad ka, aga mul mäletan vanasti oli naalikutega see, et räigelt hakkas nagu mingi säärele või noh, et nagu pärast ilgelt kangeks ja siuke nagu valutama, et ma võib-olla vist ikkagi lähen selle mingi tavalise kiire tossuga. Ma arvan, et need on ka piisavalt kiired. Kuidas oli? 33 sekki. Proovin enam-vähem sama tempsi hoida. Nii palju teen, kui ära hakkan väsima. Vamole, vamo! Cringe. 32,8. Paar sajandikku kiiremini. Nii et kõik on väga hea. Vamo! Sa ei ole Chingota. Esimene seeria tehtud. 4 tükki. Kõik läksid ajaliselt kiiremaks. Nüüd oli veits pikem paus, jõin ja teine seeria otsa. Ma ei tea, kas ma järgmise 4-ga mingi alla 30 jõuan joosta, aga proovin iga jooksuga kiiremaks saada ja alright, aga nüüd let's go! Okei, lähme koju. Kaheksa korda 200 meetrit kokku. 4 tükki nagu 3-minutise pausiga ja siis seeriate vahel oli 6 minutit pausi. Kõik said järjest kiiremini tehtud, nii et sellest läks hästi. Viimase aeg vist oli äkki mingi 28,5 või. Nii et üpris okei isegi, ma arvan, ja jalad täitsa tundusid okeid, lõpus võib-olla läks veits nagu kangeks, aga ma arvan, et SA siukse kiirema trenni kohta täitsa hea. Nii et nüüd on ujumine done, või noh ujumine treeneriga proovitud, jooksmine tugevasti või kiiresti siis proovitud, nüüd jääb ainult ratasel ja siis on kõik 3 ala korralikult ära proovitud ja saab võib-olla veits mingi kokkuvõtlikuma ülevaate teha. Mis me siin 5 kuu jooksul tegema peame hakkama, et lõpuni jõuda 10 tunniga. Vamos! Kohe paljaks ära, jah? Märja särgi võib ära vahetama. Hea, et ma ainult filmin su pead. No nii, hästi.
jooksja ujumine on tehtud. Nüüd on ainult üks ala jäänud, see on ratas. Tegelikult praegu päike paistab, võiks minna õue, aga ma olen liiga laisk, et siit puki pealt ratas maha võtta. Siis ma sõidan pigem siin. Natuke sellest mänguasjast ka siin, mis siin on. Müüja, kes mulle selle müüs Decathonis, ütles selle kohta, et see on suurte poiste vii. See suht täppi läheb isegi, ütleks. Tegelikult on ülivinge vidin. Mõned korrad ma olen juba kasutanud. Kohe alguses tegin selle FTP testi ka ära, kes teab, mis see on. Kes ei tea, siis see põhimõtteliselt on... Okei, ma tegelikult ise ka täpselt ei tea. Aga see selleks. Van Rüüsseli D100 Decathonis saadud 280 € ja siiamaani, mis ma proovinud olen, üliokei asi. See Swifti äpp või see platvorm nii-öelda siis, millega see ühendub, kus ma siin virtuaalselt sõidan koos, ma ei tea, mitmesaja teise inimesega, on ka nagu mega vinge. Praegu lihtsalt mingi, ma ei tea, võtsin lambise mingi 40 minutit silemaa rahulikku kerimist lihtsalt. Siin on siis näha praegu, ma olen see vennike siin. Sõitsin praegu just mööda, tavaliselt sõidetakse minust mööda. Siin on siis nagu vatte näha. See RPM on minu arust ainuke asi, mis mul nagu tundub mitte toimivat, sest see väga üle mingi 70 ei lähe. Aga minu arust see number peaks tegelikult suurem olema või kõrgem. Siin on nagu gear ehk siis käik. Mul on siin lenksu peal 2 sellist vidinat. Siin on pluss-miinus. Nendega saab neid käike tõsta ja langetada siin ja siin üleval on siis, mis kiirusega sõidad, kui palju sõitnud oled, tõusumeetrid ja aeg. Ja siin paremal on nagu seda reljeefi näha. Teised sõitjad on need mingid sinised pallikesed ja siin on siis veel Swifters nearby ehk siis kes sinu siin lähedal ees või taga sõidavad. Siin on siis nagu lõpmatuseni neid erinevaid radu ajaliselt, kilometraaži poolest, tõusumeetrite poolest. Ma ei tea, kui palju sa siin sõitma pead, et nagu need kõik asjad läbi teha. Ma isegi ei tea, kas võimalik on. Ja hästi palju erinevaid mingeid intensiivseid trenne on Zone 3, Zone 4, VO2 Max. Sinu nii-öelda siis FTP järgi, see test, mis sa teed, selle FTP järgi siis äpp ise nii-öelda arvutab sulle välja siis selle vati, mis sa siis nii-öelda mingi teatud aja jooksul väntama pead. Näiteks, kui mina siis selle FTP testi kohe alguses, kui ma selle puki ostsin, tegin ära, sain 249 ja selle FTP järgi siis, kui ma näiteks olen teinud mingit tugevamat trenni, siis äpp ütleb mulle nagu ette, et nüüd näiteks sõida 300 vatiga 2 minutit. Tuled, istud siia ratta peale, paned oma selle mängu käima, tahad mingit tugevat trenni teha, juhatab sind kogu aeg läbi, ütleb sulle, mis tugevusega sa sõitma pead, siis on siuke nagu erg-mode, mis nagu simuleerib nii-öelda seda raskusastet või seda, et sa nagu isegi ei pea käike vahetama. Et ongi, et kui 300 vatti näiteks, siis see väntamine läheb räigelt palju raskemaks. Ja kui on mingi 100 vatti, siis ta on nagu siuke lihtne, mõnus, saad kerida. Istud siin peal ja teed seda, mis sul see äpp ütleb. Igat pidi nagu soovitan, ülivinge värk. Aga noh, sellegi poolest ei jõua ära oodata, et rattaga nagu õuega saaks juba sõitma minna. Kõik 3 ala proovitud. Saime siukse väikse ülevaate, mis seisu see erinevad alad on. Ma arvan, et kui ujumises on nagu kõige rohkem siukest tehnilist poolt vaja arendada ja noh, aja mõttes see ei ole nii suur osa nüüd Ironmanis, kui on jooks või ratas, aga kindlasti ujumises kõige rohkem tehnilist poolt ja rattas ja jooksus ilmselt lihtsalt mahtu. Et oleks seda jaksu seal vändata ja joosta nii kaua ja muidu ma arvan, et seis nii kehva ei ole, et see 10 tundi nagu ei ole nagu võimatu, et meelde tuletas kõigile teistele ka, et tehke raskeid asju ja võtke uusi väljakutseid vastu. Bannanoja! See oli esimene vlog. Aitäh, et vaatasid. Kui sulle midagi meeldis, anna teada. Kui ei meeldinud, ära anna teada. Okei. Igat pidi anna teada. Bye.